Hei Ukud ja Leeled, täna vaatame sellist laulu nagu What Shall We Do With A Drunken Sailor. See on äärmiselt populaarne meremehe laul ja ma arvan, et selle populaarsuse võti peitub selles, et seal on ainult 2 akordi. Ukuleele peal on see väga lihtne mängida ja me õpime täna ära, kuidas mängida selle laulu meloodiat ukuleele peal ja kuidas mängida akordisaadet, et me saaksime ühtlasi ka siia peale laulda. Kuidas see kõlab? Kohe kuuleme, ma mängin selle sulle ette. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hey ho, and up she rises. Hey ho, and up she rises. Hey ho, and up she rises early in the morning. Vot selline vägev lugu, kui sa soovid selle selgeks saada, siis pane pill häälde ja alustame. Kõigepealt paneme peale D-moll akordi. D-moll akord näeb välja selline. Me tõmbame seda akordi pöidlaga 1 korra. Seejärel tõmbame esimest keelt pöidla nimetissõrme pöidlaga vaheldumisi 6 korda. Pöial, nimetissõrm pöial ja pöial, nimetissõrm pöial. Kogu see fraas kokku kõlab nii. Edasi me tõmbame 3. keelt pöidlaga, 2. keelt nimetissõrmega ja 1. keelt pöidlaga. Kogu see fraas kokku kõlab nii. Edasi tuleb C-tuur akord. Kui me oleme harjunud, et C-tuuris me katame kinni esimesel keelel 3. astme, siis seekord me liigutame selle sõrme hoopis teisele keelele 3. astmele ja tõmbame keeli pöidlaga kuni 2. keeleni. Ja see on endiselt C-tuur, lihtsalt teistsugune variant sellest. Nüüd me tõmbame 2. keelt 6 korda, nagu varem pöial, nimetissõrm pöial, pöial, nimetissõrm pöial. Kogu see fraas C-tuuris. Edasi tuleb 3. keel lahtiselt pöidlaga. Nüüd tuleb 2. keel lahtiselt nimetissõrmega ja 2. keel 3. aste pöidlaga. Kogu see fraas. Ma mängin sulle nüüd algusest peale siiamaani. Edasi tuleb täpselt nii nagu alguses. Meil on D-moll ja me tõmbame 6 korda esimest keelt. Nüüd liigutame 2. sõrme esimesele keelele ja tõmbame 1. keelt pöidlaga. Siis paneme peale 3. sõrme 3. astmele esimesele keelele, tõmbame nimetissõrmega ja libistame selle 3. sõrme 5. astmesse ja tõmbame 1. keelt pöidlaga. Kogu see fraas kõlab nii. Ja laulu lõpp on selline, et me paneme peale C-tuur akordi. See on nüüd selline standard C-tuur, kus me katame kinni 3. astme esimesel keelel. Tõmbame pöidlaga kõiki keeli. Nüüd tõmbame nimetissõrmega 1. keelt lahtiselt. Tõmbame pöidlaga 4. keelt lahtiselt. Tõmbame nimetissõrmega 2. keelt lahtiselt. Ja paneme peale D-moll akordi ning tõmbame seda pöidlaga 2 korda. Ja see fraas alates C-tuurist näeb välja siis selline. Me tõmbame C-tuur, 1. keel lahtine, 4. keel, 2. keel ja D-moll, D-moll. Ma mängin sulle nüüd terve selle laulu otsast lõpuni rahulikus tempos ette ja sa võid minuga kaasa mängida. Valmis
ja. Tubli. Ja nüüd vaatame, kuidas mängida selle laulu akorde, nii et me saaksime ka siia peale laulda. Me paneme peale D-moll akordi ja tõmbame paremast käest kordamööda pöidla ja nimetissõrmega. Pöial, nimetissõrm. Koos lauluga kõlab see nii. What shall we do with a drunken sailor? Nüüd paneme peale C-tuur akordi, standardversioon C-tuurist. What shall we do with a drunken sailor? Paneme peale taas D-molli. What shall we do with a drunken sailor? Ja tagasi C-tuuri. Early in the ja lõpetame D-mollis. Morning. Selliselt kõlab siis kogu lugu. Kõik salmid on täpselt sama harmooniaga ja sõnu on tegelikult selles laulus päris palju. Ma panen siia alla descriptionisse selle laulu tabulatuuri koos sõnadega, nii et sa saad siis kõik salmid ise läbi mängida, läbi laulda. Muud midagi kui head harjutamist ja vajuta ka subscribe, et sa näeksid kõiki uusi videosid, mis siia kanalile ilmuvad. Ja kui sul on ettepanekuid, mida me võiksime järgmiseks õppida, siis kirjuta alla kommentaaridesse. Ja ühtlasi võid mulle teada anda, kas see praegune õpetus oli sinu jaoks liiga keeruline või võib-olla hoopis liiga lihtne. Näeme juba järgmises videos.